mina sain seda sõna. Minu nimi on Joonas Plaan, Eestimaa Looduse Fondis olen kestliku kalanduse ekspert ja värske juhatuse liige ning ma plaanisin ja räägin kohe natuke, mismoodi siis Eestimaa Looduse Fond vaatab otsa kalakasvatustele ja mida ennekõike siis avamere kalakasvatustele ja mida me siis plaanime tulevikus sellega seoses teha. Haristama kohe avab ühe slaidi, ma loodan, mida ma saan natuke näidustada selle jaoks, et siis rääkida. Eestimaa Looduse Fond ajalooliselt ei ole kalakasvatustega liiga palju tegelenud ja see ajend on ühelt poolt tulnud sellest, et praegu käimas olev meede Euroopa Merenduse, Kalanduse ja Vesiviljeluse Fondi raames päris suur osa sellest rahast on planeeritud just kalakasvatuste toetamiseks. Eestis ajalooliselt maismaa kalakasvatusi on juba päris pikalt arendatud ja aja jooksul on nad keskkonna seisukohal muutunud märksa paremaks ja tõhusamaks, küll aga täiesti uue trendina, mida me tulevikus näeme, on avamere kalakasvatused ja seetõttu olemegi ELFis otsustanud teatud mõttes olla siis nende kalakasvatuste valvehülged, et hoida silma peal siis, mismoodi need arendused käivad ja võimalusel suunata neid arendusi võimalikult keskkonna sõbralikuks, nii palju kui seda võimalik on, läbi siis ka seadusandluse või siis lihtsalt ka nõuandvana. Ja ma oma ettekandes keskendungi ennekõike siis avamere kalakasvatuste võimalikele keskkonnamõjudele ja rõhutan selle sõna võimalike, sest et tegelikult praegu meil on Läänemeres või Eesti rannikuvetes on üks avamere kalakasvatus ja selle põhjal nüüd öelda kindla sõnasena, et sellised saavad olema keskkonnamõjud on kaunis keeruline. Ja võib-olla alustuseks ka sellest, et ühelt poolt see ajend, miks ma hakkasin sellega tegelema, tuleb sellest, et me näeme tulevikus suuremad Euroopa rahad hakkavad sinna suunas liikuma, aga teisalt, kui sa Pristama palun vahetad slaidi, peamiseks põhjuseks on ikkagi Läänemere äärmiselt kehv olukord ja üks indikaator, mis näitab selle kehv olukord, on eutrofeerumine. Nüüd äsja kohe varsti välja tulemas aruandudes Helcomi poolt siin on ilusti näha, et see punane siin näitab seda siis Läänemere seisundi koondhinnangut eutrofeerumise valdkonnas, mis suuresti on punane ning juba siin mainitud ülepüügi kõrval eutrofeerumine kindlasti on number üks probleem Läänemeres. Eutrofeerumine mõjutab kogu Läänemere ökosüsteemi, siinsete kalade heaolu, kõikide loomade heaolu ja tegelikult ka kaudselt Läänemere ääres elavate inimeste heaolu. Ja kui nüüd panna järgmine slaid, siis me näeme natuke lähemalt siis Eesti mereala seisundi koondhinnangut eutrofeerumise osas, mis on siis tehtud perioodi 2011–2016 ning siingi ei rõõmusta meid see pilt, mis on kaunis punane, et kas see olukord on erinevates mereosades kas kesine või väga halb. Ja kui nüüd vaadata järgmist slaidi, siis me näeme, et vesiviljelusega seotud hoonestusloa taotlusi on meie merel ennekõike on õige palju juba tekkinud. See on nüüd Maa-ameti kodulehel välja võetud väljavõte, siin hästi siin slaidil kõik ruute ei näe, need suuremad üldiselt siin viitavadki, või vist need suuremad viitavadki siis kalakasvatustele, siin on päris väiksed täpid, mida arvatavasti ekraanilt ei näe, et need on peamiselt siis karvikasvatused. Ja me oleme nüüd siis Eestimaa Looduse Fondis püüdnudki analüüsida, et mis need võimalikud keskkonnamõjud on, kui need kõik hoonestusload ka peaksid tegelikult teostuma. Etteruttavalt kohe ütlen, et võib ikkagi eeldada, et kõik siiski ei teostu ja juba on ka näha, et paljud need menetlused on seiskunud. Sellega poolest vaadates otsa siis erinevatele uuringutele, vaadates otsa keskkonnamõju hinnangute eeluuringutele, keskkonnamõju hinnangute endile, siis mõjutab ka kõige enim just nimelt vee kvaliteeti, ehk siis seda, kui palju siis hakkab kalakasvatustest lämmastikku ja fosforit, ehk siis otsesõnu eutrofeerimist
eutrofeerumist tekitavaid osakesi Läänemerre jõudma. Samamoodi saab olema kaudne mõju linnustikule, mõju saab olema ka imetajatele, kalastajatele ja üldisemalt ka siis merepõhjale. Aga paljude mõjude puhul siis, nagu ma ütlesin, me saame arvestada võimalikke mõjusid, küll me teame väga hästi, et see mõju vee kvaliteedile saab olema reeglina suur Läänemerel. Ja näidustamaks seda siis selle mõju vee kvaliteedile, siis ma olen siin välja toonud, mis on siis täna see inimtekkeline toitaine koormus hajapunkt koormusallikatest Lääne-Eesti vesikonnas, siis Lääne-Eestis seal, kus siis täna ka enamus kalakasutused on planeeritud ja siit me näeme, et lämmastikku on siin aastas tekib inimtekkeliselt 7790 tonni aastas ja fosforit 173 tonni aastas. Kõrval on toonud ka siis välja, kus need allikad on ja see on siis otse inimtegevusest tekkiv toitaine koormus, mis siis Läänemeret mõjutab. Ja nüüd panna siia kõrvale siis kavandavatest kalakasutusest lisanduv toitaine hulk siis Keskkonnaministeeriumi hinnangutel, kui võtte arvesse kõik need planeeringud teostuvad, siis me näeme, et ikka väga suur hulk juba täna olevast koormusest lisandub siis puhtalt nende kalakasvatuste raames. Ja see on kindlasti üks asi, mis puhul tuleb siis mõelda sellele, et kas ja mis moel me peaksime edasi liikuma nende planeeringutega ja kas see on siiski mõistlik üldse ühiskonna tarbeks olukorras, kus Läänemere olukord on juba piisavalt all, kus eutrofeerumine on väga suur probleem, et lisada siis niivõrd palju suurt uut koormust läbi siis planeeritavate kalakasutuste. Ja jälle veel üks sinna kõrval üks võrdlus, haldudes kokku siis Haapsalu linna elanike toitaine koormust. Need täpid on siin nii väiksed, et siin peaks nüüd päris kohe lubiga lähele minema, see 9500 elanikku, kes Haapsalus elavad, nende toitaine koormus on siin näha, et lämmastikku 41 tonni aastas ja fosforit 0,02 tonni aastas. Ja siis samma kõrval siis paneme ühe arenduse. See nüüd on üks arendus, mis on üks suuremaid, mis peavad on planeeringutes ja tõesti see toitaine koormus, mis sealt tuleneb, on märksa suurem kui tegelikult Haapsalu linna elanikud selle aasta jooksul toodavad, mis tekitab sellise õigustatud küsimuse, et kas ühiskonnale tõesti on vajalikud need kalakasvatused veres, mis siis seda siis veelgi rohkem hakkavad mõjutama. Ja oluline on ka selles mõttes, mida me siin planeerime nüüd edasi teha nende andmetega, et olles nüüd siis koondanud kõik need infot, mis need võimalikud mõjud ongi tegelikult vaadata ka erinevaid nüüd kokkuleppeid, raamlepinguid, kuhu ka Eesti riik on alla kirjutanud. Järgmise slaidi näiteks olulisemana Läänemere tegevuskava, mille üks siis väga selge eesmärk on minimeerida inimtegevusest tingitud toitainete keskkonda sattumist. Ja siinkohal on Eesti võtnud kokkuleppe, et peaks nüüd öeldusest 23% oma siis seda inimtegevusest tingitud toitainete keskkonda sattumist vähendada. Ja veel muu hulgas veel lisaks sellele kokkuleppele tuleks ka arvestada siis kestliku aegu eesmärki 14.1, mis ütleb, korra mäletas, ma tsiteerin, vältida ja oluliselt vähendada 2025. aastaks mere saastamist, mis tahes vormis eelkõige maalt toimuva tegevuse tagajärjel, kaasa arvatud mereprahi ja toitainete saastamisega. Ja jällegi, et siin mõelda sellele, et kui palju on siis planeeritud neid kalakasvatusi merele, et see ilmselgelt see ei ole kooskõlas sellega, millele Eesti riik tegelikult on täna alla kirjutanud rahvusvaheliste kokkulepetele. On ka loomulikult vägagi selged sellised tegevused, mida siis saab teha selle jaoks, et vältida või minimiseerida seda toitainete lisandumist. Siin tõi välja siin 4 olulisemat, kui sa paneme slaidi, et siis ilmselgelt üks on asukoht, mis peab olema hea veevahetusega mereala. Sellega on siin tegelikult ka Eesti mereala planeeringute raames. Ka samamoodi tuleb mõelda, millega me toidame neid kalu, kas me läbi selle lisame veel toitainet Läänemerre või
või on võimalik äkki ära kasutada olemasolevat prahikala Läänemerest, aga ka siis koos toimena vetikate kultiveerimine ja kartulikasvatus on üks viis, kuidas siis lisanduvad toitained nendest kalakasvatustest välja tuua ja seda kindlasti Eestimaa Looduse Fond kahe käega toetab, et kui need planeeringud edasi lähevad, et siis üheks kindlasti tingimuseks saab olema, et need peaksid ikkagi koos tootma nii vetikaid kui ka karpe, et see võimalik mõju oleks ikkagi minimaalne. Ja sellega võib-olla hetkeks